Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Tere, head Eesti Vähiliidu podcasti kuulajad! Täna räägime me hea- ja pahaloomulistest nahamuutustest ja mul on hea meel tutvustada meie tänast külalist, kelleks on doktor Tiina Toomson, Pärnu haigla tunnustatud nahaarst ja lisaks sellele, et ta on Eesti naha- ja suguhaiguste arstide seltsi liige, esindab ta ka Eestit Euroopa Dermatoloogia ja Veneroloogia Akadeemia juhatuses. Tere tulemast saatesse. Tervist. Nii, alustame siis sellest, et milliseid nahamuutusi, pean silmas nii hea kui pahaloomulisi, te oma igapäevapraktikas kõige sagedamini kohtate, et ütleme nahaarsti pilgu läbi. Jah, alustuseks on muidugi hea alati öelda, et enamik nahamoodustisi on ikkagi healoomulised, mida me iga päev kohtame. Et loomulikult hästi palju räägitakse melanoomist, nahavähist ja inimesed käivad aina rohkem ka kogu naha kontrollis, aga ikkagi suurem osa nahamoodustisi, mida mina näen, on ikkagi sünnimärgid, siis sellised nahakäsnad ehk seborroilised keratoosid, siis väikestest punastest veresoontest koosnevad angioomid ja siis loomulikult siis väike hulk on ikkagi ka neid nahavähke, kuigi olgem ausad, et mis puudutab mittemelanoomseid nahavähke, siis tegelikult neid suisa, ütleme, et selliseid päevi võib-olla on, kus ma ühtegi ei diagnoosi, aga nädalaid küll enam ei ole, kus ühtegi basaliomi näiteks ei ole nädala jooksul nähtud. Et suures joones, kui seda statistikat ka näiteks vaadata, siis melanoomi, kui nüüd Eesti arve nüüd 2020 näiteks aluseks võtta, siis võiks olla niimoodi, et nädalas ehk 4 melanoomi tuleks kuskilt Eestis keskeltläbi diagnoosina, aga mitte melanoomset nahavähki, suures osas siis basaliomi on umbes 4-5 juhtu päevas, mis diagnoositakse, nii et selle hulk on ikka oluliselt tõusnud. Jah, seda näitab ju ka tegelikult Tervise Arengu Instituudi vähiregistri viimane statistika, mis puudutab aastat 2023, et naistel on ju mittemelanoomne nahavähk tõusnud isegi ette rinnavähist, on esikohal üle 1000 esmajuhu ja meestel on ta stabiilselt eesnäärmevähi järel teisel kohal, nii et tegemist on tegelikult väga sageda, aga õnneks hea prognoosiga maliigse ehk pahaloomulise haigusega. Kas me võime öelda, et need healoomulised nahamuutused vahel lähevad üle ka pahaloomulisteks, et me saame nagu siis rääkida sellistest vähieelsetest seisunditest, kui sageli te seda nagu märkate, pean silmas eriti just erinevaid sünnimärke ja kui tihti nad nagu pahaloomustuvad teie praktikas? Inimesed tegelikult arvavad, et sünnimärgist tuleb näiteks melanoom. Et mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, et aina vähem on selliseid melanoome, mis on alguse saanud eelnevast sünnimärgist. Mõnikord võib see melanoom väga paista välja nagu väike sünnimärk, aga tegelikult tal on juba esimesed väikesed tunnused, mis viitavad, et tegelikult on sellise algava melanoomiga tegu. Et suures joones isegi öeldakse, et 70% melanoomidest tuleb kohe alguses kohe melanoomina ikkagi, mitte sünnimärgina. Ja võib-olla 30% on sellised, et mis me näeme, et on seotud varasema selle sünnimärgiga, kus on siis rakumuutused aja jooksul tekkinud. Ja muidugi neid vähieelseid seisundeid on ka palju teisi, mis on hästi levinud. Austraalias on näiteks sellepärast tohutult palju nahaarstide kabinette, et näiteks need aktiinilised keratoosid, ehk siis päikesekeratoosid, need on sellised vähieelsed seisundid, mis siis tekivad inimestel eelkõige päikesele eksponeeritud naha peale, tulevad sellised karedad, roosad laigud
mis võib-olla inimesed arvavad, et on äkki nahalööve või on mingisugune lihtsalt väike trauma, aga nad lihtsalt mitme kuu jooksul ei muutu kuidagi nii, nagu me võib-olla eeldaks nahalöövete puhul. Ja neid peetakse siis sellisteks vähieelseteks seisunditeks. Ja nendel on ka omakorda veel mitu astet, kas esimene, teine, kolmas ja siis see nagu näitab ka riski, et kas nendest võiks elu jooksul kujuneda ka näiteks mittemelanoomne nahavähk. Õnneks küll see risk on väga väike aastate jooksul, aga kuna meil on raske ette ennustada, et missugune aktiiniline keratoos elu jooksul üldse pahaloomuliseks muutub, siis ka need vajavad tegelikult ravi. No need aktiinilised keratoosid on sellised hästi levinud. Ma mäletan ise, kui ma töötasin üle 10 aasta tagasi Soomes, siis seal oli neid inimesi hästi palju, kellel oli aktiinilise keratoos. Siis ma tulin Eestisse tagasi tööle ja siis ma nägin, et oli väga vähe neid, aga nüüd ma hetkel nagu tunnen ennast jälle, nagu oleksin Soomes vastuvõttu tegemas, sest inimesed käivad nii palju soojamaa reisidel ja see naha päikese kahjustus on meie inimestele ka jõudnud, et tõesti seal nahal on väga paljudel aktiinilisi keratoose. Aga on veel teisi vähieelseid seisundeid ka nagu Boweni tõbi ja siis sünnimärkide puhul me nimetame seda niinimetatud vähieelseks seisundiks düsplastilisi sünnimärke. Et see nimetus ise on väga ebamäärane küll, aga seal on lihtsalt esimesed sellised muutused, mis näitavad, et see pole nagu päris tavaline, sümmeetriline, ilus sünnimärk ja me tegelikult ei tea ka, et kas sellest kunagi üldse melanoom tuleb, aga need inimesed on erilise tähelepanu all jälgimise seisukohalt. Selge. Me natukene juba jõudsime tegelikult riskifaktorite juurde ka, et seoses melanoomiga natukene puudutasime seda geneetika teemat ja natuke rääkisite ka päikesest kui ütleme naha pahaloomuliste kasvajate just olulist riskifaktorist. Aga kas on midagi veel nimetada, kõik see solaariumite teema ja neid riskifaktoreid on ju tegelikult rohkem. Ja, no ultraviolettkirgus on ikkagi kõige suurem. Seda ma ikkagi tahaksin väga rõhutada, et öeldakse isegi 90% on ikkagi ultraviolettkirgusest, et olgu ta siis päikesest tulev või siis solaariumist, et kui muidugi solaariumite osas mul on kohe hästi hea meel kohe öelda, et vähemalt Eestis alla 18-aastastel on see nüüd keelatud. Et nagu me teame, täiesti on solaarium keelatud Austraalias, Brasiilias, Iraanis, üldse nagu nendel üldse seda ei kasutata ja loodetavasti äkki ka nüüd selline lääneühiskond siin Euroopas liigub sinna poole, et üks hetk nad täiesti ära lõpetatakse, sest tegelikult sealt saadav selline tehis ultraviolettkirgus on nahale palju kahjulikum kui päikesest tulev ultraviolettkirgus, et seal on 10–15 korda rohkem UVA kiirgust kui päikesest tulev UVA kiirgus. Ja kõik need reklaamid, mis mind nahaarstina väga häirivad, et päike ja justkui tekitab meil mingisuguse turvatunde, et see on nüüd midagi turvalisem solaarium või et tegelikult turvalist solaariumit ei ole olemas, ohutut päevitamist ei ole olemas, nii et ei tasuks nendesse lõksudesse ikkagi ennast lasta tõmmata. See on oluline informatsioon. Aga jah, need muud riskifaktorid peale ultraviolettkirguse muidugi on, mida vanemaks inimkond jääb, seda rohkem on meil näiteks erinevaid ravimeid, mida me peame võtma. Ja millest viimasel ajal hästi palju räägitakse, on üks vererõhurohi, hüdrokloordiasiid, mis tõstab päikesele ülitundlikkust ja on näha just fotosensibiliseerivad, et muuhulgas on nende alla kuulub ka näiteks üks antibiootikum, doksotsükliin näiteks ja mõned teised ravimid ka, aga antibiootikumi me võtame tavaliselt lühiajaliselt ja me hoiatame ka inimesi, et ei tohi soojamaa reisile minna ja päikest võtta ja nii edasi, aga näiteks hüdrokloorodiasiid või võib-olla mõned inimesed alustavad 40. eluaastal juba oma vererõhutõve raviks, et nende ikkagi see kumulatiivne annus, mis elu jooksul seda ravimit saadakse koos päikesega, tõstab tegelikult seda mittemelanoomse nahavähi riski ka. Ja on näiteks teatud isegi toidud, millega me peame arvestama, kui me soojamaa reisile näiteks läheme, et kui me nimetame neid niinimetatud psoraleeni rikkad toiduained, et seal on seller ja tuunikala ja sellised tsitrused, ehk siis kõik selline võib-olla selline tavaline soojamaa toit, mida võib-olla süüakse, et see tõstab veel omakorda seda riski, et me saame päikesepõletuse ja sealt omakorda neid nagu riske tekib selle mittemelanoomse ja ka melanoomse nahavähi osas.
ja muud muidugi on siin need, kes ikkagi on inimesi, kellel immuunsüsteem on nõrgem, ehk siis nad nagu, kas siis on siis mõni organ siirdatud või võtavad ravimeid, mis immuunsust nõrgestavad, siis nende riskid loomulikult on palju kõrgemad kui nendel, kes siis ei kuulu sellesse riskirühma. Ja vanus iseenesest juba on ju paljude vähipaikmete, sealhulgas ka nahakasvajate, eks ole, riskifaktor, sest organism neid muutusi, mis rakutuuma DNA-s tekivad, ei korrigeeri enam, kui vanus teatud piiri, eks ole, ületab või korrigeerib halvemini kui ütleme nooremas eas. Aga räägime natukene võib-olla siis mitte ainult nahakasvajate, aga ka healoomuliste nahamuutuste diagnostikast. Ma vaatan, et teil on laual palju olulisi tööriistu alates tavalisest dermatoloogi luubist võib-olla natukene räägite ja näitate meile ka. Jah, et kahjuks siia neid suuri masinaid ei saanud tuua, aga lihtsalt meie igapäevane ja tavaliselt dermatoveneroloogi selline abiarsenal on siin olemas, et siin on võib-olla mõned isegi lisaks, mida võib-olla tavapraksises alati isegi ei ole. Et kuigi see tundub näiteks täiesti tavalise luubina, on see tegelikult erinevate valgustega selline luup ja sellega me mõnikord isegi vaatame teatud nahahaiguste diagnostikas ka olulisi muutusi, aga väga hästi näitab see ära ka päikesekahjustuse. Et näiteks kui me paneme inimesele, kellel on palju pigmendilaike käes ja paneme selle peale ja kui inimene läbi selle näeb, mida üks päike näiteks võib nahale teha, siis nad ka kohe tõsiselt mõtlevad oma selle päikese võtmise peale edaspidi. Et see on selline suur tavaline luup, mis siis tõesti lähedalt näitab ja ka erinevaid valgus selliseid vihke annab, mille järgi me saame natuke seda nahakahjustust hinnata. Aga suuremal osal nahaarstidel on tegelikult põhivahendiks, see on nahaarsti põhivahend, see on dermatoskoop, et siin on rohkesti selliseid polariseeritud valgusvihke, mis siis umbes 40 korra võrra saame selle siis niimoodi lähemalt seda nahka vaadata ja igal 40 korda suurendus. Ja siis see on tegelikult selline meie A ja O, et ideaalis me vaatame inimest pealaest varba otsani, ka juuksed, ka genitaalpiirkonnad, kui seal on tõesti mõni sünnimärk ja varvaste vahed, küünealused, et tegelikult neid nahamoodustisi võib igal pool olla ja siis nahaarst hakkab järjest sellega, siin on ka sellised siis valgusvihud ja hakkab niimoodi järjest kõik neid üle vaatama, sest igal nahamoodustisel on oma kindel muster, selline sellised tunnused, mille järgi me saame aru, kas see on ohtlik või mitte. Aga kuna see tegelikult on väga-väga terav, siis meile väga sageli tundub, et need uhked masinad on kõige paremad asjad, aga tegelikult kõige parem asi on see väike masin, mida mõnikord nahaarstid tõesti panevad mobiili külge ja näitavad siis siit täpselt neid pilte, mida siis nahaarst ise näeb. Aga nahaarsti jaoks mugavam on hoida seda käes, et siis saab paremini kogu keha vaadata. Ja see dermatoskoopia on üks väga-väga ikkagi selline teadus, mida tuleb kogu aeg õppida. Et meil siin vahepeal isegi on selliseid koolitusi, et iga pühapäev kõik nahaarstid istuvad 1,5 tundi ja täiendavad ennast uute selliste väikeste nippidega, kuidas paremini diagnoosi panna. Et juba sellega mõnikord me saame aru näiteks, et kas tegemist on pindmise nahavähiga, kui paksu melanoomiga ja kõik, et need mustrid juba annavad meile hästi palju infot. Ja siis selline kõige uuem masin, kuhu on siis juba liidetud ka AI ja siis tehisaru. Et kui tehakse näiteks pilt kuskilt sünnimärgist, siis on võimalik siis paluda AI arvamust, et me vajutame nupu peale ja siis AI annab siis justkui teise arvamuse, et kas see on täiesti süütu, kas see on siis selline vahepealne, natukene kahtlane või siis on selgelt viiteid pahaloomulisusele. Et muidugi nahaarsti jaoks see AI on ikkagi väga algeline veel, et see on meil lihtsalt selline väikene abines. Tehisintellektisüsteem, tehisarusüsteem, kas ta on nagu nahaarstide seltsi poolt nagu välja töötatud või see on selline rohkem ikkagi ütleme nagu AI ütleme need süsteemid ikka, et vastavalt sellele, kui palju seda alginformatsiooni on antud, et see on selline tavaline nagu AI, see ei ole nagu ütleme dermatoloogide seltsi poolt nagu aktsepteeritud. Tegelikult see täiesti juba, kuna see on maailmas üks sellisemaid kuulsamaid, ütleme,
firmasid, mis seda siis arendab, siis sinna on haaratud tegelikult ikkagi meie eriala kõige suuremad spetsialistid dermatoskoopias ja peamiselt on need Austria, Itaalia, Saksamaa dermatoloogid, kes siis igapäevaselt tegelevad ainult nende nahamoodustisega ja annavad sisendeid sellele ka, et sinna tuleb tegelikult kogu aeg see nimetatud machine learning ehk siis masinõppimine, ehk siis nad panevad siia uusi pilte, siis kui tuleb näiteks eemaldatud mõni selle sünnimärgi vastus näiteks, siis nad panevad sinna sisse, mis seal täpselt oli, ehk siis see masin ise ka või see AI ise kogu aeg õpib targemaks, aga hetkel on ta ikkagi suunatud sellele, et nüüd tulevikus võib-olla perearst saaks sarnaste masinatega oma esimese otsuse teha. Et praegu on ta veel natukene, naha, isegi uuringud on näidanud, sellised testid on tehtud, et see AI ja nahaarst, et praegu jääb ta veel maha nahaarstide ja õigest arvamusest, aga varsti võib-olla enam mitte. Et see on nagu selline pilootprojekt natukene, jah? Jah, kaudselt. Aga kui me räägime perearsti praksises, ütleme nahamuutust, eriti maliigsete diagnostikast, kas perearstid neid tavalisi luupe ka nagu kasutavad või nad hindavad rohkem nii oma silmaga visuaalselt ja siis, kui tekib kahtlus, siis saadavad dermatoloogile. Et kuidas see süsteem nagu töötab? Et no mina ise õpetan ka perearsti residente ja minu jaoks on hästi oluline, et nad nagu esmalt ikkagi vaatavad ja oskavad vaadata inimest oma silmaga. Et sellest kindlasti me räägime ka veel edaspidi, aga nii nimetatud seda inetu pardipoja printsiipi ma õpetan kõikidele perearstidele, et esimene asi on ikkagi see, et perearst vaatab, et kui ta näeb, et nahal on midagi sellist, näiteks üks moodustis on oluliselt erinev kui teised, et sellega kohe tekiks mõte, et äkki peaks nahaarstile näitama. Ja kui nüüd perearstidel on võimalus, et aina rohkem perearstide juures on ka neid dermatoskoope ja näiteks Eestis on ka üks selline projektipõhine või tegelikult ka inimesel, kellel on üks konkreetne sünnimärk, mis talle ei meeldi või kui perearst leiab ühe nahamoodustise, mis tundub, et tal on kahtlane, ta saab saata tegelikult ühe sellise dermatoskoopia pildi, et siis ta teeb pildi ja saadab siis ühte sellisesse keskusesse, see on selline teenus. See on termtesti. Ja see on termtesti teenus ja siis sealt tuleb vastus, et kas see oli healoomuline või mitte. Ehk siis perearstid on ka tasapisi sellesse juba nagu sisse toodud, et seda dermatoskoopiat kasutada. Hetkel küll näiteks e-konsultatsiooni kriteeriumites on selline klausel, et otseselt e-konsultatsioon ei sobi nahamoodustiste vaatamiseks, sest siin tekib väike risk, et kui me ainult nagu ühe leiame selle nahamoodustise ja inimene saab vastuse, et kõik oli hästi, siis tekitab võib-olla vale sellise turvalisuse tunde, sest ma olen aina enam näinud, et inimesed tulevad vastuvõtule ühe konkreetse murega või perearst on näiteks suunanud, aga ma leian näiteks nahavähi hoopis teisest kohast. Tegelik mure on hoopis kuskil mujal, jah. See on selle miinus. Aga jah, ma usun, et tulevikus on perearstidel ka täiesti igapäevane töövahend, selline masin näiteks. Te näitasite väga palju erinevaid neid dermatoskoope, aga kui me räägime sellisest, digidermatoskoopiaga digipatoloogia arengutest, et milline see nahahaiguste diagnostika tulevikus võiks olla. Et kogu aparatuuri me täna siin ei näinud, on ju olemas ka sellised suuremad aparaadid, näiteks ka Eesti Vähiliidu nahahaiguste diagnostika bussis on meil selline suurem dermatoskoop, et võib-olla mõne sõnaga räägite sellest tuleviku väljavaatest ka? Ja, et paar sammu on juba Eestis juba mindud ka, et need suured masinad on olemas Tartu Ülikooli kliinikumis ja Tallinnas ja Vähiliidu bussis samamoodi, et tehakse siis kõigepealt selline masinaga kaugpilt, kus siis märgitakse kõik need sünnimärgid, nahamoodustised ära ja siis, kui nüüd tekib mingisugune kahtlus, siis veel lähedalt vaadatakse sellise dermatoskoopia otsaga ja salvestatakse kõik sellisesse suurde süsteemi, kus on ka omakorda jälle need AI-d, mis toovad rohkem välja näiteks need moodustised, mis on aja jooksul näiteks muutunud, et need sellised masinad on eriti olulised nendele inimestele, kellel on hästi palju ebasümmeetrilisi sünnimärke. Et siis on raske inimesel endal aru saada, et missugune muutub ja ka nahaarstil võib-olla, kui kõik näevad väga, ütleme, justkui inetud välja ja ebasümmeetriliselt, siis on hea nagu ajas jälgida, missugune nendest inetutest muutub veelgi inetumaks või mis on aktiivne. Ja muidugi veel kõige uuem variant on, mida on ka Euroopa keskustes juba kasutusel, et mina ise käisin Karolinska ülikoolis vaatamas sellist suurt
digitermatoskoopi, kus siis inimene astub sisse, paneb ennast niimoodi laiali käed ja 1-2 minutiga umbes 92 fotoaparaadist tehakse pilt 3D erinevas suuruses ja siis lisaks veel siis need dermatoskoopia pildid ja selleks ei pea isegi nagu ütleme siis nahaarsti seal kohal seismist olema, et siis need saadetakse ka kuskile mujale vaatamiseks, et õde võib-olla teeb need pildid ja siis inimene tuleb näiteks järgmine päev ja siis vaadatakse veel uuesti üle, et see on aja seisukohalt ka selline uus suund, mis hoiab meie ütleme aega kokku, et tulevikus saab rohkematel inimestel neid. Et see on nagu siis baasuuring, mis salvestatakse mällu ja korduvatel uuringutel me saame siis neid nahamuutusi juba dünaamikas, eks ole, ajas nagu siis võrrelda ja hinnata. Ja aga ma tahaks tegelikult rõhutada, et kõik inimesed ei vaja selliste suurte masinatega jälgimist. Et on teatud riskirühmad, kellel on perekonnas lähisugulastel melanoom, endal melanoom, kellel on väga palju ebasümmeetrilisi sünnimärke. Et mõned inimesed arvavad, et ma võin käia päevitamas Soojamaa reisil solaariumis, aga käin kord aastas selles uhkes aparaadis, et siis on kõik kontrolli all. Et tegelikult nii ei tohiks ka mõelda, et see on ikkagi, meil tuleks tegeleda asjadega, mida me ise saame mõjutada, et ennast kaitsta ja siis meile tulevad need uhked aparaadid abiks neile, kellel on võib-olla tava dermatoskoobiga jälgimine natuke keerulisem. Et ennetus ehk profülaktika eelkõige, eks ole? Just. Kas räägime natukene nahamuutuste eeskätt muidugi maliigsete ehk pahaloomuliste ravist ka? Et mis me siis kirurgia, eks ole, on jäänud ikkagi põhiravimeetodiks ja natukene võib-olla siis teistest meetoditest ka. Ja, et ma olen ise seda meelt, et kõige parem ravi on kirurgiline, sest siis on ikkagi see moodustis ära lõigatud ja sellega just kui paljud mittemelanoomsed nahavähid ka tegelikult ravitud kohe. Et aga kui nüüd me näeme tõesti selle masinaga, et tegemist on sellise pindmise näiteks basaliomiga ja kas siis võtame ainult osaliselt väikese biopsia, mis seda kinnitab, siis meil on võimalus tegelikult ka muid ravimeetodeid proovida. Et näiteks meil on olemas üks kreem, mida me aina enam kasutame, mis kutsub nagu just kui meie immuunsüsteemi rakud meile appi. Ehk siis inimesed määrivad näiteks nende laktiinilistele keratoosidele või pindmistele basalioomidele imikvimood nimelist kreemi, näiteks kas siis 3-5 korda nädalas 1-2 kuu vältel ja siis selle koha peal tekib hästi suur põletik. Sest nagu me teame, eks ju, nende vähirakkudega on niimoodi, et meil oma organismi immuunsüsteem suudab väga paljudega ise hakkama saada ja nii ju see meil kogu aeg see oma organism toimibki. Ja kui on juhtunud, et mingisugune nahamoodustis ei ole ikkagi oma organismi immuunsüsteemi poolt suudetud nagu ära ravida, siis see ravim siis kutsub oma immuunsüsteemi meeskonna kohale, teeb hästi suure põletiku inimestele, ma korduvalt alati räägin ja hoiatan, et ärge ehmatage ära, et teile praegu ainult tundub, et see on ainult roosa karelaik. Aga kui te määrite seda kreemi peale, see läheb nii koledaks ja inimesed hakkavad kahtlema, kas see ravi ikka oli õige. Aga see just näitabki, mida tugevam reaktsioon, seda rohkem seda ravi oli vaja. Ehk siis tal on veel selline diagnostiline eesmärk ka, et kui inimene ütleb, et ta pani seda kreemi, aga tal ei tekkinud reaktsiooni, järelikult oli seda kahjustust väga vähe. Et see on selline kreem, mida me aina rohkem aga kas sellel kreemil ka selliseid üldreaktsioone nagu palaviku tõus ja külmavärinad, sellised asjad ka nagu võivad olla, jah? Mitte ainult lokaalsed reaktsioonidega. Ja mõnel kusjuures tekib nagu gripp, et kõik kõrge palavik, isegi kurguvalu. Ma ei ole küll ise seda kohanud, aga seda on kirjeldatud nendes ravimi infolehtedes küll, jah. Et see on, et kogu organismiga, kogu immuunsüsteem võitleb. Nii et see on praegu vist populaarsem kui sellised paiksed või lokaalsed tsütostaatilised salvid. Neid kunagi ka kasutati, aga tänapäeval vist mitte nii väga. Vabandust, need on isegi tulnud tagasi, see fluorouratsiil näiteks. Me tellime täiesti eritaotlusega teatud juhtudel, kui nüüd see imikvimood ei ole aidanud,
siis me saame kasutada fluorouratsiili, mis on siis tõesti kasvajavastane. Ja loomulikult ma ei saa ikkagi üle ega ümber ka vanast meetodist nagu külmaravi ehk krüoteraapia. Ehk siis see -196 kraadi lämmastikku, millega me siis, no see on küll, minu jaoks on ta natukene selline robustne ravimeetod, sellepärast et see täpselt laseb seda külma selle koha peale, mida minu silm, see on selline nagu väikene, kuidas ma ütlen, pudel, millest lastakse siis seda jääd ja täpselt sellele alale, kuhu mina lasen, ma teen selle ravi ja külmaga peab alati mõtlema seda füüsikat ka, et kui ma täpselt keskosale selle lasen, siis tõenäoliselt seal keskosa saab kõige parema ja kõige sügavama kahjustuse, aga servad võib-olla alati ei saa. Ja siis see ravi võib ka samamoodi teha hästi suure sellise põletiku ja villid, aga see võib jätta ka armi samasuguse nagu võib-olla kunagi oli kiiritusravi tagajärjel, et sellega peab olema alati hästi ettevaatlik. No selge, tegelikult onkoloogid kasutavad siiamaani ka krüoteraapiat ja kas sellist, ütleme, fototeraapiat, laserravi, seda ju ka vist kasutatakse, jah? Ja üks meetod on tõesti see fotodünaamiline teraapia, et see on ka selline uus meetod ikkagi. Seda ei ole küll võimalik igal pool teha, näiteks kahjuks Pärnus ei ole seda võimalik, aga Tartus ja Tallinnas tehakse, et kõigepealt siis määritakse naha peale üks kreem, mis siis teeb naha hästi tundlikuks teatud valguskiirtele ja siis kas punases või sinises valguses siis lastakse ühte sellist valgust siis sinna sama koha peale ja see siis põhjustab samamoodi põletiku ja tegelikult see on hästi oluline ja tähtis ravi, eriti nendel inimestel, kellel on hästi palju mitmeid vähieelseid seisundeid näiteks. Sest me teame küll, et siin, kui me ravime ainult ühte, siis ümber juba, kui on päikese kahjustunud nahk, seal on juba selliseid väikseid algeid, mida meie silm ei seleta, aga sealt on juba tulemas tegelikult uus aktiiniline keratoos võib-olla ja seda saab teha niinimetatud, me nimetame seda nagu vähiväli või nende teatud laiadele aladele, näiteks meestel, kellel on lagi pea saanud palju päikesekahjustust, et see on väga efektiivne ravi selliste laiade piirkondade osas. Ja ütleme kasvajate süsteemravist, mis puudutab süsteemset keemiaravi, ütleme sihtmärk immuunravi, see puudutab tegelikult rohkem, eks ole, maliigseid või pahaloomulisi melanoome. Et nahavähk peab olema siis, eks ole, juba levinud, kui me hakkame tsütostaatilist ravi selle haigele tegema. Nii et me võib-olla siia neisse detailidesse ei lasku ka. Aga kas, ütleme, vanasti oli selline onkoloogia printsiip, et kasvaja püüti eemaldada nagu suhteliselt, ütleme, laiades piirides, tervete kudede piirides, kardeti väga, et haigus tuleb tagasi, siis puudusid tegelikult ka, ma praegu pean silmas mitte ainult nahakasvajaid, et siis ei olnud ka väga palju selliseid, ütleme, järelravi võimalusi, adjuvantset ravi, ütleme, postoperatiivset kiiritust kasutati vähem, et see operatsioon oli põhiravimeetod. Kas praegu nahakasvajate puhul see kirurgia on läinud ka oluliselt nagu ökonoomsemaks? Et oskate seda nagu kommenteerida ka nahaarsti pilgu läbi? Et meile tegelikult ka nahaarstina meeldib, et kui ei ole vaja, siis ei pea võtma liiga suurte marginaalidega ka tavalisi näiteks sünnimärke. Et kui meil on kahtlus, et väikses sünnimärgis on mingi muutus, siis me tõesti proovime minimaalselt seda piiri sealt ümbert, et selle kogu muutuse saaks kätte, aga et me väga palju ei kahjustaks seda muud nahka. Ja basalioomide ja lamerakvähkide puhul on täpselt samamoodi, et need marginaalid on toodud päris minimaalseks. Muidugi on omad riskid, et me nimetame seda nimetatud H- või H-tsooniks näos, ehk siis see ninapiirkond, kõrvad, otsmik, need oimupiirkonnad, mida nimetatakse kõrge riski mitte melanoomseks nahavähiks ja seal me tahame saavutada natukene sellisem turvalisemaid piire, mis on seal 5 millimeetri ja me räägime ikkagi millimeetrised, varem oli seal 2 sentimeetrit ja loomulikult teatud ikkagi, et melanoomid ja mõned vajavad tõesti 2 sentimeetrit ka üle 2 enam isegi ei soovitata, et pigem ikkagi väga nagu täpselt jälgitakse sellist säästvat kirurgia meetodit pigem. Selge. Aga võib-olla veel natuke sellest ka, et milliseid soovitusi me siis, ütleme, saate lõpus oma kuulajatele jagame, et siin oli juttu juba solaariumitest, liigsest päevitamisest, et kui me selle teema nagu kokku võtame, et mida me tavainimesele soovitame, et kuidas ta nagu
nagu käituma peaks, et selliseid pahaloomulisi nahamuutusi ka teinekord aastakümneid hiljem, eks ole, ka lapseeas ju saadud päikesepõletused võivad muutuda pahaloomulisteks ju alles täiskasvanu eas, mitte kohe. Et on teil kokkuvõttena midagi siin veel lisada? Ma ikkagi ei saa üle ega ümber sellest päikesekaitsest. Ja juba väikestel lastel on see ülioluline, sest 18. eluaastaks me saame juba veerandi oma sellest kumulatiivsest ultraviolettkiirgusest ja lapseeas saadud päikesepõletused mängivad tulevikus ikka väga suurt rolli nahavähi kujunemisel. Et palju muidugi inimesed arvavad, et päikesekaitse on ainult päikesekaitsekreem, aga tegelikult päikesekaitse algab sellisest käitumisest, ehk siis kui on ikkagi soe ilm, keskpäev, siis me võiksime oma tegevused planeerida hommikupoole ja õhtupoole ja otsida päevasel ajal ka, isegi kui me keskpäeval kuskile linna satume jalutama, selliseid varjulisemaid teekondi, et ka tänavapoolsed, kus kohas päikest ei paista. Et see on ikkagi number 1, selline üldine selline teadmine, et me peame ennast kaitsma otsese ultraviolettkiirguse eest. Teine samm on riided, et ikkagi mehaaniline kaitse ja mul on hea meel, et aina enam on populaarseks muutunud ka UV-kaitsega riided, eriti lastel, et väga mugav on panna lihtsalt need riided selga, mitte hakata määrima võib-olla kohe seda nahka, et need annavad praeguselt juba sellised nagu NASA kosmosejaama sellise efektiga, sellised tekstiilid on juba olemas, mis ei lase üldse ultraviolettkiirgust läbi. Ja kael on ka ilusti kaitstud. Ja just, et sellised lastel on mütsid, eks ju, kus on siin külje peal, aga loomulikult on alati piirkonnad, mis on avatud nagu labakäed enamasti ja võib-olla see nägu ka, et kui ta peegeldab kuskilt veest seda ultraviolettkiirgust, et siis tuleb ikkagi päikesekaitsekreemi panna. See võiks olla vähemalt 30 numbriga. Sellel võiks olla ikkagi UVA ja UVB kaitse. Ja kui me räägime nüüd veel sellest ka, et tänapäeval on inimesed palju teadlikumad ka, ütleme, foto vananemise osas, siis see võiks olla ka see sinise valguse vastase toimega, et nahal ei tekiks siis ka kortsusid. Muidugi laste puhul see ei ole nii oluline, aga täiskasvanutel. Ja kõige turvalisemad päiksekaitsefaktorid on füüsikalised. See tähendab, et nad jätavadki nahale sellise nagu mehaanilise kihi, kus siis kohe peegeldub see ultraviolettkiirgus tagasi. Et teised on siis keemilised, mis natukene imenduvad küll nahakihtidesse, aga siiski nende, ütleme, ohtlikkus, millest siin paljud räägivad, et äkki mõned päiksekaitsekreemid on ikka meie hormoonsüsteemile või keskkonnale ohtlikud, et Euroopas on selles osas küll ikkagi meil hea elada, et meie nagu selline seadusandlus ja need load ikkagi Euroopa Liidu poolt on ikkagi väga palju piiranud selliste päiksekaitsefaktorite kasutamist, mis meil oleks ohtlik. Kõige parem on muidugi see tsinkoksiid ja titaaniumoksiid, mis on siis füüsikalised kaitsed, nad mõnikord jätavad valge kihi ja sellepärast võib-olla meestel, eriti kui on natukene karvasem nahapind, siis võib-olla ei ole neid mugav kasutada, aga ka nendes on juba väga palju sellist arengut, et on mugavamaks tehtud. Mida ma pean nagu rõhutama ka, et üks hästi populaarne vorm, kuidas päikesekaitsekreeme pakutakse ka apteekides, on sprei. Et olge hästi ettevaatlikud, et kui on tuuline ilm ja inimesed spreiga lasevad päiksekaitsekreemi ja tõmbavad endale hingetorru, et tegelikult see ei ole hea meie limaskestele. Et kindlasti suisa toksiline, et nendes asjades peab ka olema valvas. Ja ega see päikesekaitsekreem on ikkagi selline, mis isegi kui meil peaaegu päikest ei ole, läbi pilvede tuleb ikkagi välja, et hommikul me peaksime kõik tegelikult päiksekaitsekreemiga mingisugust toodet näo peale panema. Selge. Aga kas veel tavakuulajale on selliseid nõuandeid ka anda, et inimesed ju palju kasutavad siin Dr. Google'it ja ChatGPT'd viimastel aastatel väga aktiivselt. Et kas te oskate mõnda sellist kodulehte, lisaks Eesti Vähiliidu kodulehele www.cancer.ee soovitada, kas on nahaarstidel, meie nahasuguhaiguste arstide seltsil või on mõni rahvusvaheline, kus oleks selline tõenduspõhine kontrollitud informatsioon, et me tavainimene võiks ka
lugeda. Sellega tegelikult ongi natuke keeruline, et meie nahahaiguste seltsi juhatus ka praegu just plaanib teha endale täiesti uut kodulehte, kus oleks täiesti usaldusväärsed andmed erinevate nahahaiguste ja nahavähkide ja kõige selle kohta. Et Eestis peale selle Vähiliidu ja see cancer.ee, et selle lehe, et on olemas erinevatel haiglatel. Vähikeskustel on ka vähiveebid tegelikult. Neid infomaterjale kasutada Eesti mõistes. Et rahvusvaheliselt loomulikult Ameerika Dermatoveneroloogide Akadeemial on samamoodi nimetatud patsientidele mõeldud nurgakesi, kus on siis seda infot ja seesama Euroopa Dermatoveneroloogide Akadeemia kodulehekülg samamoodi. Kuigi ma pean ütlema, et tänapäeva noorte jaoks sellised ametlikud kodulehed ei ole väga kutsuvad, et nad ei jõua sinna väga sageli ja see info on ehk liiga pikk, et seda infot saada, et ma arvan, et sellise tuleviku seisukohalt me peaks ka võib-olla mõtlema mingisugustele sellistele kampaaniatele noorte osas, et need kõik see info saaks hästi kiiresti ja hästi operatiivselt nendeni. Et ma näiteks toon ka näite Austraaliast, kus juba 1988 alustati ühte sellist kampaaniat, mis oli hästi lööva sellise nimetusega, see on inglise keeles on siis slip, slap, slop, seek and shine, ehk siis see kõik võtab kokku selle päikese kaitse. Et kui me eesti keeles nüüd leiaks ka sellised head vasted, teheks mingisuguse sellise kampaania, mis nagu haaraks kõik need olulised aspektid, ehk siis päikesekaitse, müts pähe, päikeseprillid, otsi varju ja kaitse oma nahka, siis näiteks see sama kampaania, ma sattusin seda lugema, et arvatakse, et uuringute järgida võis ära hoida, et umbes 50 000 vähki Austraalias, et see läks nii hästi inimestele lihtsalt kohale, siuke hästi konkreetne ja lihtne ja tänapäeva noortel üldse, et me peaks üldse seda, et kuigi mittemelanoomne nahavähk on sageli ikkagi vanemate inimeste haigus, aga muidugi melanoomi on siiski ka noorematel, et ja väga agressiivset vormi ja seda me ka ju näeme, et kui ta on noorematel, siis see vorm on palju agressiivsem kui võib-olla sellisest lentiigost alguse saab vorm, et me peaksime oma need kampaaniad ja kõik asjad noortele nagu rohkem suunama. Et mingil määral on väga hea, et need influencerid, suunamudijad, kes meil on, et nad juba rõhutavad seda päikesekaitse erilisust, et just teismelisedki, et mulle nagu väga meeldib, et kuigi see suund on selles, et meie nahk oleks noor ja ilus, et me peame päikesekaitsekreemi, aga nad kasutavad sellepärast palju nagu paremini seda päikesekaitset juba noorena ja näiteks need niinimetatud ilule suunatud seerumid, näiteks niatsiinamiid, mis on tegelikult ka uuringutes näiteks tablettidena leitud isegi mittemelanoomse nahavähi preventsioonis või ärahoidmises omal kohal, et noored panevad juba näole, et ilus sile olla, aga tegelikult sellel võib olla nagu kaudsem toime meie kogu tuleviku võib-olla nahavähi arengule, ja ma tahaks õudselt, et inimesed nagu üldse mõtleks oma nahale nagu laiemalt üldse. Nahk on ikkagi meie selline kaitsekiht, millel ikkagi kogu aeg see pindmine kiht on aktiivses uuenemises ja tegelikult me peame seda kaitsekihti kaitsma, et kui keegi kogu aeg käib päikese käes soojal maal ja põletab oma naha ära, siis ta kurnab kogu meie selle naha pindmise kihi niimoodi ära, et see nahk hakkabki tekitama neid vähieelseid muudatusi ja hakkab see naha ju, ma arvan, et see tulevik üldse on meil üldse immuunsüsteemile suunatud, et minu arust on see nii põnev maailm, mis kõikide nende vähiravidega ja vähi kujunemisega saab, et ma arvan, et ka seosed teiste vähkide ja kõigega on palju suuremad, kui me siiamaani oleme arvanud, et nahk on ka ju immuunsüsteem ja kui meie nahka ära põletame, siis meie immuunsüsteem saab nii palju kahjustada, et sealt võivad need nahavähid tulema hakata tulevikus. Ma olen teiega väga nõus selle immuunraviga, muidugi on üks väikene probleem on see, et meil ei ole neid jälgimis- ja kaugtulemusi veel. Et kui me organismi nagu sellisesse tasakaalu või homeostaasi nagu sekkume, et sellel võivad olla või on tavaliselt väga sellised positiivsed tulemust, mida me raviefektide näol näeme, aga neid kaugtulemusi ja neid koostoimeid koos tsütostaatilise raviga, neid me veel väga hästi nagu ei tea, aga kindlasti on see väga perspektiivne ja need ravid on palju väiksemate kõrvaltoimetega tavaliselt.
ja see mõte oli ka väga hea, et selliseid kampaaniaid teha, kuigi Eestis, eks ole, ei ole ju see päikeseaktiivsus võrreldes näiteks Austraaliaga nii intensiivne, aga just need, eks ole, talvised hilissügisesed lõunamaa reisid, et need on tegelikult väga ohtlikud ja me peame lisaks, ütleme, interneti influenceritele ka sellist tõenduspõhiseid soovitusi rohkem andma, et kuhu oleks, eks ole, ekspertidena nahaarstid kaasatud, kindlasti siin Vähiliit saab olla ka toeks selliste kampaaniate läbiviimisele, et see on suurepärane mõte. Kas te võite ka inimestele anda sellise soovituse, et millele nad ise tähelepanu pööravad, kui nad mingi nahamuutuse leiavad, et kas see on siis, eks ole, ütleme, suurenemine siin ajas või värvuse muutus, mis selline, ütleme, nahaarsti soovitus oleks? Ja see enese jälgimine on ikkagi kõige olulisem ja just kodused ka, et üksteist jälgida. Et kõige parem, nagu alguses ka juba sai räägitud, on see inetu pardipoja printsiip. Ehk siis, kui inimesel on kõik sünnimärgid ühte värvi, näiteks helepruunid ja äkki üks on süsimust, siis ta ei sobi sinna teistega kokku, ta on teisest ooperist nii nimetatud ja see võib olla nüüd see põhjus, mis viiks nahaarsti juurde kontrolli. Et kõik see, mis siin varem räägiti, A, B, C, D, E, kus on asümmeetria, ebaühtlane serv, ajas muutumine, nendel on ka loomulikult tähtis roll, aga on leitud uuringutes, et kõige tõhusam enesejälgimise viis on tähele panna inetut pardipoega ja tõesti jälgige aga oma varbavahesid ja küünealuseid ja erinevaid piirkondi võib-olla, mida ise ei näe, paluge siis teistel pereliikmetel näiteks paar korda aastaski üle vaadata. Ja mis on siis põhilised ohumärgid, et kui on ikkagi näol või ükskõik kus mujal kehal mõni viistrik või punn, mis ei parane paari kuu jooksul, kui ta kattub kogu aeg kärnaga või tekitab väikest haavandit või siis on must ja punane koos, et see kombinatsioon on alati selline riskikombinatsioon, et kui meil on olnud näiteks tumepruun sünnimärk ja ühte serva hakkab punetus tekkima ja see on seal mitu kuud, et mõnikord võib juhtuda, et sünnimärk läheb katki ja korraks on punane, see seda pahaloomuliseks ei tee. Aga kui miski on ikkagi mitu kuud selline põletikuline mõni nahamoodustis, et siis tuleks ikkagi nahaarsti juurde pöörduda, nii et inetu pardipoeg ja kui miski ei parane või selgelt nagu mitmevärviliseks muutub. Jah, need on väga olulist nõuanded. Ja võib-olla sellega me täna ka lõpetame. Doktor Toomson, suured tänud teile saatesse tulemast, oli väga huvitav ja kasulik vestlus. Aitäh! Aitäh kutsumast! Ja Vähiliidu kuulaja, selline sai meie tänane podcast uute kohtumisteni ja seniks olge terved ja hoitud. Aitäh! Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.